Olen Kairini Nepo-Mark ja esindan sellist MTÜ-d nagu Roheline Vald. Me oleme välja töötanud toiduringluskapi, mis on üle Eesti saanud väga populaarseks. Ja kuna neid päringuid tuleb nii palju erinevatest piirkondadest, siis teen sellise kiire ülevaatliku video, millega täpsemalt tegu on. Toimib päikesepaneelidel, ta on ilmastikukindel ja maksimaalselt kasutajasõbralik. Kindlasti soovisime, et tema välimus oleks soliidne, stiilne. Ja just seetõttu, et me soovime ringluse jagamisele, mis on selline populaarne väljend, luua soliidset kuvandit, et tegu ei ole sotsiaalse projektiga, vaid kõigile inimestele ja kogukonnale suunatud mõtteviisi projektiga, mõtteviisi sellise algatusega. Ja eesmärk on toidu raiskamise vähendamine, vältimine, toiduringluse võimendamine ja juurutamine kogukonnas. Ja see on hea võimalus kõikidele inimestele, kellel jääb midagi üle, siis on koht, kuhu see viia. Toidukapi kasutajaks on tavaline inimene leibkonnast, perekonnast, aga kindlasti ka toidukäitlejad, nii toiduketid, kauplused, kohvikud, ka haridusasutused, ettevõtted, kus jääb midagi üle. Ehk siis me soovime olla oma toiduringluskapiga selles kogukonnas väljapaistvas kohas, et see toidukappi ei pea häbenema, et oleks sama iseenesestmõistetav, nagu seda on näiteks pandipakendite äraviimiskoht. Ja seetõttu ongi see väljanägemine just selline. Meil on hetkel siis 16. jaanuari 2025 aasta seisuga 13 piirkonnas juba see toidukapp olemas. Ja lisaks siis kapi ehitamisele me tagame ka selle, et on olemas aktiivne eestvedajate suhtlusvõrgustik, kus igal hetkel saab küsida küsimusi, jagada muret või rõõme. Samuti me jagame know-how'd, kuidas kapp töösse saada, kuidas näiteks soovi korral MTÜ-d luua, jagame materjale, põhju, millele oma MTÜ siis luua. Samamoodi aitame me registreerimisega Toiduametis. Kui sul on tekkinud mõte, et selles kogukonnas, kus sa oled, ei ole tegelikult toiduringlusega tegeletud ja sul on idee, et toiduringluskapi võiks teie kogukonda tuua, siis mis on need esimesed sammud? Ma soovitan kaasata enda juurde teisigi samasuguseid inimesi. Kaasata omavalitsuse esindaja. Ja kui see on tehtud, siis kontakteeruda meiega, kui soov on kindel. Kindlasti võiks mõelda sellele, et kuhu see kapp panna. Meie näiteks Laulasmaal esmakordselt, kui prototüüp sai 2020 aastal üles pandud, korraldasime sotsiaalmeedias küsitluse Google Formsis, kust me saime tegelikult lisaks vastustele ka mitmeid inimesi, kes soovisid kaasa aidata, et kapp tuleks meie külla. See küsitlus sisus saame samamoodi aidata, saame oma näite saata. Siin saategi siis küsida seda, et kus see kapp võiks olla. Reeglina soovitame, et see võiks olla omavalitsuse maa peal. Omavalitsus võiks kanda ka kapiga seotud elektrikulud, mis päiksepaneelide toimimise korral on circa 60 kuni 100 eurot aastas. Ja omavalitsus on ka hea partner, mis puudutab turundustegevusi
ehk siis omavalitsusega peaks olema väga hea koostöö selleks, et sõna levitada, teavitustööd teha. Kindlasti me aitame ka ehituse toetajatega. Ehk siis meil on püsitoetajad, püsipartnerid, kes siis kõikides piirkondades neid kappe aitavad ellu tuua ja kindlasti me tahaksime leida ja soovitaksime leida ka koha pealt mõne ettevõtte, kes sooviks seda ehitust toetada. Vastutasuks saab siis oma logo kapile, nii ülaribale kui ka küljele äriettevõte. Ja kui summad on olemas, siis tegelikult ongi juba edasi see, et tuleb välja mõelda, millisel kuupäeval siis kapi avamine on. Aitan ka pressiteatega. Meil on üle 100 kontaktiline pressilist, kuhu me väljastame siis pressiteate teie piirkonnast. Ja põhimõtteliselt siis ongi tegevus selline, et saab alustada kapi kasutamist. Reegel on see, et kus on toidukapp, sinna tuleb ka toit. Me varustame kapiga toidukapi reeglitega, mida loomulikult saab muuta, redigeerida soovi korral, aga reeglina on siis kõikidele suhteliselt ühene. Toiduringluskapp on avatud 24/7, sinna saavad tuua ja sealt võtta toitu kõik inimesed. Hea tava on see, et võtta täpselt seda toitu, mida sa just sellel hetkel kasutad ja jätta toiduringlus rõõmuga teistele inimestele. Siis millised on need kaasnevad ülesanded, kohustused? Kindlasti eestvedaja peaks ennast koolitama toiduhügieeni osas. Selleks on võimalused ka e-keskkonnas, kus mõnekümne euro eest saab tegelikult läbida selle koolituse ja ennast kurssi viia siis toiduhügieeni nõuetega. Et see ei ole sugugi mitte keeruline ja enne seda on ka hea koolitus tagatud. Ja seejärel siis koordineerida toiduringluskapi korrasolekut, mis tähendab seda, et regulaarselt siis käia ja vaadata, kas kapp on korras, vajadusel teda siis ka puhastada. Võib kasutada ühekordseid antibakteriaalseid lappe, aga võib seda ka teha selliselt, nagu oma kodus tehakse, kas rohelise seebilausega, kindlasti veega, puhta lapiga üle tõmmata pinnad. Ja lisaks, kui juhtumisi jääb toitu kappi, leiate seda sealt, siis peaks vaatama üle ka, kas kuupäevad on korrektsed, kas on märgistus korrektne. Reeglina toiduringluskapp tühjeneb üsna kiiresti. Meil on reegel, et üle 24 tunni üks toit ei peaks olema toidukapis ja seni me ei tea, et oleks olnud juhust, kus mõni toit olekski jäänud seisma, et igale toiduainele ja toidule on ka tarbija. Ehk siis rohkem selline korrastuskulu ja ka toidukapi täitmine. Kindlasti tasub teha siis nimekiri võimalikest koostööpartneritest toiduringluskapiga ja need partnerid siis ka läbi käia ja tutvustada seda ideed ning leida toiduringluskapile püsivamad partnerid, tagada see, et nendelt toitu tuuakse ja kappi viiakse, et toidukäitlejale teha see võimalikult mugavaks ja kiireks. Ja mis on nüüd vahe see, et kas seda toitu viia näiteks kuhugi kaugele, kus teda veel eraldi ümber jagatakse, siis me oleme arvamusel, et lokaalne toiduringlus on kõige efektiivsem. Esiteks, see toit on koheselt tarbijale kättesaadav. Toidukadu on minimaalne sellega seoses ja iga inimene saab valida just selle toidu, mida ta päriselt ka tahab sellel hetkel. Ja toidukapi kasutajad on siis tõepoolest teadlikud inimesed. Samas on näha, et igas piirkonnas tõesti
on püsikasutajateks ka inimesed ja pered, kellel on päriselt raske ja kellele on see toit väga-väga oluline. Aga sellegipoolest me tahame turundada ja meie sõnum olgu kõikides piirkondades see, et see toiduringluskapp on tõepoolest kõikidele ja nii toidu toomiseks, aga ka viimiseks, et ei ole ühte inimest või organisatsiooni, kes nagu teenindab ja toob ja täidab, vaid me tahaksime, et see toiduringlus oleks päriselt ka toiduringlus kõikide kogukonna liikmete vahel. Et ka alalisel toiduvõtjal võib aeg-ajalt midagi üle jääda ja siis oleks tal harjumus ka seda toitu tuua. Kui teil on nüüd kõik need etapid olemas, teil on koostöö kohaliku omavalitsusega või teil on grupp aktiviste, teil on teada, kuhu te selle toidukapi panete ja te olete valmis kas siis MTÜ looma või teil on juba mõni kohalik seltsing, kes on valmis selle toidukapi haldamise enda kanda võtma, siis tulekski meiega kontakteeruda, kus me siis paneme kapi ehituse töösse. Lisame teid meie suhtlusvõrgustikku koos teiste eestvedajatega ja teie piirkonnas on palju vähem toitu, mis läheb raisku. Tänan tähelepanu eest.